olen Leni Lange-Braun ja te olete jõudnud minu YouTube kanalile Kaukaasia eestlaste ajaloost. Siia kanalisse hakkavad jõudma minu loengud videote kujul samanimelisest sarjast. Loengute teemadeks on eestlaste elu Kaukaasias alates 1866. aastast, elu erinevates Kaukaasia Eesti asundustes Põhja-Kaukaasias ja Musta mere rannikul. Täna ma ei oska öelda, kui palju loenguid saab olema selles sarjas. Tean vaid seda, et teemasid jagub pikaks ajaks. Olen arvestanud, et üks loeng võiks mahtuda 1 tunni sisse. Kui sageli mul õnnestub neid loenguid luua, sõltub sellest, kui suur saab olema minu töökoormus. Põhitöö. Arhiiviallikatega tutvumisel olen avastanud, et paljud varasemad 19. sajandi eestlaste väljarändamist puudutavad trükised sisaldavad ebatäpsusi ja kohati lausa valeinfot. Ajaloораamatud ja artiklid on valdavalt kirjutatud nõukogude ajal ja sisaldavad vastavat nõukogude propagandat. Samas nad vaikivad maha olulisi sündmusi eestlaste ajaloos. Olen leidnud, et see kõik jätab Kaukaasia eestlaste ajaloost üsna moonutatud. Seda niigi moonutatud pilti on viimastel aastatel asunud töötlema Venemaa propaganda, kes muu hulgas tegeleb ka Eesti asunduste ajalooga. Selleks on rakendatud noored teadlased, kellel võimaldatakse, keda finantseeritakse ja võimaldatakse neil kirjutada ja välja anda üsna mahukaid köiteid eestlaste ajaloost Venemaal, Ukrainas, Valgevenes. Teoste põhilisteks allikateks on parteiarhiivid, sealhulgas endine parteiarhiiv Eesti. Olen sündinud ja elanud esimesed 17 aastat Abhaasias. Lõpetasin seal keskkooli. Peale esimest korda Eestisse tulin 1982. aastal peale keskkooli füüsikat õppima. Peale Tartu Ülikooli lõpetamist jäin sinna edasi aspirantuuri ja doktorantuuri, kuid teadlast minust ei saanud ja tänaseks olen üle 20 aastat töötanud infotehnoloogia valdkonnas, erinevates riigiasutustes ja suures rahvusvahelises kontsernis. Saatuse tahtel sattusin ma 2000. aastal tööle Rahvusarhiivi, ajalooarhiivi Toomemäel Tartus, kus alustasin IT-spetsialistina ja hiljem IT-osakonna juhatajana. Olen uhke selle üle, et olen olnud Rahvusarhiivi arhiividokumentide, sealhulgas kirikuraamatute digiteerimise algusest peale ja osalenud ka saaga loomisel. Vaatamata tärganud huvi ajalooarhiivi dokumentide vastu, mis puudutavad Kaukaasia eestlasi, ei olnud mul Rahvusarhiivis töötades aega nende uurimisega tegeleda. Alles peale Rahvusarhiivist lahkumist 2008. aastal tekkis mul võimalus hakata, kasutades seda sama saagat, öösiti uurima kirikuraamatuid ja muid digiteeritud dokumente ja siis ma leidsin tee ka arhiivi uurimissaali. Väljaspool Eestit esimest korda astusin ma uurimissaali Venemaal Krasnodaris 2013. aastal. Pärast seda olen ma igal aastal
1-2 nädalat oma suvepuhkuses veetnud erinevates Venemaa arhiivides. Krasnodaris, Stavropolis, Samaras. 2015. aastal käisin ma Gruusia rahvusarhiivis Tbilisis. Venemaal uurimissaalis töötamine muutus iga aastaga aina keerulisemaks. Siis tuli koroona ja nüüd Ukraina sõda, mis on katkestanud minu tööd Venemaa arhiivides. Arhiividest leitud dokumentidest kirjutasin ma artikli esimesed Kaukaasiasse välja rännanud talupoegade käekäigust, mille Ajakirja Akadeemia avaldas 2011. aastal 3 järjestikuses numbris. Mul oli plaan jätkata uurimistega eestlaste asunduste ajaloost kümnendite kaupa ja siis avaldatagi selle põhjal artikleid, kuid juba järgmise kümnendi arhiivimaterjalide saamine muutus võimatuks ja seega luhtus mul see plaan ka. Kuid räägitakse, et ei ole halba ilma heata. Nii juhtuski, et sõda avas minu jaoks uue infokanali, YouTube'i võimalused. Sai selgeks, et üha rohkem ja rohkem, eriti noori inimesi, soovib infot tegelikult juba videote kujul, ehk siis lisaks või eelkõige heli ja teksti kujul. Et seda saaks mugavalt vaadata kuskil telefonis. See andiski mulle idee loengusarja Kaukaasia eestlaste ajalugu loomiseks just videote kujul. Video avab võimalused näidata dokumenti vaatajale ja sellega loob võimaluse vaatajal ise sellega tutvuda ja teha ise omad järeldused, mis ongi tähtsam selle loengu eesmärk. Teine väga oluline YouTube'i kanali juures on see, et igal videovaatajal on võimalik mõjutada selle kanali sisu ja rääkida selles kaasa. Kuna iga vaataja saab jätta iga video juurde oma kommentaarid, märkused, soovid, küsimused loengu kohta, selline tagasiside annab võimaluse muuta tulevased loenguid paremaks. Natuke veel YouTube'i toimimise mehhanismidest. Igal YouTube'i kanali vaatajal on võimalik mõjutada selle kanali sisu. Selleks on tal vaja olla selle video juures aktiivne. Väljendada oma emotsioone nuppudega püüal püsti või püüal alla. Jätta oma kommentaare ja nende videote juures, kus kasutajad on aktiivsed, leiab YouTube'i algoritm, et seda videot tuleks propageerida ja näidata ka teistele uutele kasutajatele. Kui kanali vaataja soovib, et temale tuleks selles kanalis avaldatud uute videote kohta teavitus, siis tal tuleb vajutada nuppu telli ja YouTube saadab talle teavituse, kui on ilmunud uus video kanalisse. Kui teil nüüd tekkis huvi minu teiste tegevuste vastu, siis võite külastada veebi Kaukaasia eestlased. Tänan tähelepanu eest
Jään ootama teie arvamusi ja ettepanekuid selle loengu kommentaarides. Kohtume peagi esimesel loengul.